kuidas see mäng jooksma hakkab. Levadial 12 punkti, Kaljul 10 punkti ja nüüd pall mängus, kuidas on paari tunni pärast. Peab olema seal siis keegi selline hästi terava löögijalaga mees. Aga Jakovlev läheb madalalt lööma, ilmselt lootuses, et äkki keegi saab jala vahele. No nüüd Marin näitab ise, kuidas siin söötma peab, Promis David katab hästi palli, kas saab sealt ka löögil ennast mängida. Lööb pöörde pealt, aga plokk on ees, aga praegu tegi tegelikult vastu seista, siis on kõik šansid olemas. Mängitakse lahtise nurgalöök. Tuleb ka madal pall ja tuleb sealt löök, aga no mehi oli nii palju ees, et rohkem. Oliver Ani, varuväravavaht. Heitor, Mark-Oliver Roosnup, Robert Kirss. Ja näitab penaltipunktile siit. Juri Frischer. Mida nüüd Joe Pedro seal palub, kas ta võib punast saada sellest olukorrast. Aga no Mannone jäi seal hätta ja 10 minutit. Halvim võimalik algus 10 minutiga. Kui nüüd Henri Berk ei hiilga. Ja Berk võtab ära ikkagi Henri Berk selle. Tõrjub selle penalti, posti läks see pall ja siis sealt tuleb tagasi Bergile sülle ja Kaljupink tähistab, nagu oleks ise skoori teinud. See oli natukene täpselt see, et me nüüd võitsime. Seljas ja puhtalt arvavad kohtunikud ja Promis jääb maha istuma. Saaba lööb, aga lööb üle. See oli väga pehmete. Aga noh, kas või see, kuidas... No niimoodi nagu praegu, jah, täpselt. Promis saab lüüa ja Valnerit jalatõrje. Ja teravalt ja 1-0. Nüüd saab Promis David suluseis või ei ole. Mingi vile nagu kõlas, aga ei. Loeb ja Promis David viib Nõmme Kalju 1-0 juhtima. 20 minutit mängitud ja vaat nii siis tulebki lüüa, neid väravaid tuleb välja. Anna Promis Davidile pall ja sealt kaatsi, ma ütleks, kui siin hakata nüüd süüdlasi otsima. Turm. Senderdus tuleb kenasti värava alla, Berk nüüd. Noh, mitte kõige kindlamalt võib olla. Pedro siit posti tagant konksutab hästi Nikolaevit, läheb ise kasti ka, senderdab sealt madalalt ja läheb tagumisse posti ja 1-1. Ja 1-1 26. minutil saab Levadia viigi kätte. Ja kindlasti selline värav, mida Kalju vaatab, et oleks olnud välditav. Joao Pedro vist. Või vabandust, Felipe Felicio, jah. Felipe Felicio, Pedro andis senderduse ja Brasiilia poisid omavahel ehitavad selle värava. Felipe Felicio selle hooaja 4. Ainsalule hästi leidakse. Pedro uuesti. Võtab siit Joao Pedro ise vasaku peale ette ja nüüd päris hea pall värava ette. On hädas olnud, et tuleb ikkagi sellisesse vältida. Kui nüüd läksid pahasti libistama ja siit on teine olemas ja Podoljusin. Kiitsin teda just, aga lendab läbi selles olukorras. See võimaldab anda söödu värava ette ja sealt tuleb 2-1 Levadiale. Just sai öeldud, et puuted trahvikastis. See puude oli kuldne puude praegu ja... Vastane nüüd vastu võiks tulla, aga noh... Joao Pedro kaugelt ja Berk saab kätte. Pall on ümmargune ja kõike võib juhtuda. Promis Davidile, kellele muule Promis David üritab tagasi mängida. Tamm, kas jõuab selle pallini? Kukub nüüd ja Frischer annab kollase kaardi Tammele sukeldamisest. Ainsalu saab selle palli ikkagi kasti taga kätte. Joao Pedro. Lausa väike üle. Jakovlev sinna sattunud nüüd. Ja kaotatakse pall jälle. Joao Pedro mängib edasi Ainsalule. Ainsalu ja 3-1. Ainsalu sätib rahulikult risti ja nüüd laseb Curro Torres ka looma välja. Ja Kalju ise ehitab selle värava endale praegu. Ise ehitavad endale selle olukorra, tuleb Ainsalu ja teeb Ainsalu asju jälle. Selle mehe enesekindlus on ka laes viimasel ajal. Lisa, et meil on hea hoog sees, et tuleks veel. No ja siit on oht, et tuleb veel, aga nüüd saadakse ikkagi kaitses ette, ikka käriseb praegu. Oleme ausad, ega seal oli nagu põhjust ka, kuigi võib-olla nüüd nagu neid kahte meest süüdistada ei saa ainult Promis David. Värava taha. Kaitseliinis paremalt Edgar Turr, Rasmus Peetson, Urama Fomba ja Michael Schönig Larsen. Kui Valner peab tegema korraliku tõrje. Värava ette ja õigel hetkel plokk ees. Paremalt Joao Pedro liitub rünnakuga, Joao Pedro, Felicio. Ja igaks juhuks sealt Felicio. See pall mängitakse ettetsooni ja nii on, jätkatakse ka ja Palu. Tuleb põhimõtteliselt esimest korda Levadia teisel poolajal ja 4-1. Ja jälle ikkagi kaitsed, seal Bergil ei ole midagi teha, aga ainult see pall vihaga minema lüüa ja siis süljata ka veel takka järgi vastu. Saab ka lüüa ja Valner peab tõrjuma ja mängib Fomba
ilmarahuga veel Valneril selle palli tagasi ka. Jalg. Tuvastada, jah. Slava käsi on teine pakkumine, aga see oli Felipe Felicio jalgpallisaabas. See noorus ikkagi tekitab ka ebastabiilsust. Siin on nüüd löögikoht olemas, mängitakse veel edasi, Promis David pöörab, lööb ja Valner ei saagi seda palli esimese hooga kätte, saab teise palli. Aga ka tegelikult Euroopas ikkagi ma usun, et tahetakse sel hooajal näidata vähemalt ikkagi seda, et ühest siis sellest ringist päästetakse edasi, aga siin on kõvasti aega. Puudujad Brent Lepistul ka, tundub, et taastumine läheb hästi. Tsiteerin siin Ainsalut, kes tsiteeris, vaatame selle ära. Ja tuleb viies ja kõrgelt hüpped sealt. Pomba, ei, vabandust, Keero on. See on Keero, jah. Keero, kes, tema tuleb nüüd pingi juurde palju rõõmsamalt. Tema tuleb tänava treenerit, aitäh, et mängu panid. Seal on hästi. Ei saa öelda, siin ka muidugi Kurro tõukas mehe eemal. Ja. 5-1, üritavad peale minna seal mitu meest, Ivanov nüüd võtab selle Valneri kehva palli. Tamm annab tuld, aga küljevõrku kõigest. Peaks olema täis ja kõik. Juri Frischer lõpetab selle mängu 5-1 ja